Ma saan aru, et Kaido leppis minuga kokku, et ma räägin ühtekokku 3 teemal. Ma võin öelda, et need 2 järgmist teemat sõltuvad sellest, kuidas ta minuga täna rahule jääb. Et kas ta need nagu teised jätkud veel võtab või ei võta. Aga esimese teema pealkiri Kunda ajaloos, see pidi kindlasti hõlmama Kunda kultuuri. Kuigi ma pean ausalt tunnistama, et selle tolleaegsel Kunda kultuuril paraku ei ole ilmselt sellega, mis meie täna oleme, eriti mingit pistmist. Sellepärast, et selle kirjutatud ajaloo alguse ja Kunda kultuuri vahele jääb selline umbes 5-6 tuhande aasta pikkune selline tõsine lünk. Ja ega tegelikult väga palju seda ei teatagi, mis siin vahepeal Kunda kandis on olnud ja toimunud. Ütleme siis lihtsalt niiviisi, et see Lammasmäe asula kohta on täna õnnelikule juhusele üks selliseid läbi uuritumaid tolle aja asula kohti üldse ja et see õnnelikul kombel oli esimene, mis sattus uurijatele kätte, siis tänu sellele õnnelikule asjaolule õpib praktiliselt terve Euroopa arheoloogiat õppiv maailm vähemalt korra aastas Kunda kultuuri. Ja siis käib läbi ka Kunda linna nimi ja asukoht, aga põhimõtteliselt ei oska ka mina tegelikult seda Kunda kultuuri ja siis seda, millest me nagu siis teises pooles rääkima hakkame kuidagi hästi omavahel ära seostada paraku. Aga minnes nüüd asja juurde, siis muuseas, et oleks selge, siis ka siin üleval pildil ongi see Lammasmägi. Avastasin, et ei ole mul endal arvutis. No teate, pagari pere on ikka ilma saiata, eks ole. Ja ei ole ka internetist kusagilt võtta ühtegi sellist ilusat ja korralikku Lammasmäe fotot. Ja paraku juhtus nii, et ma täna ise kihutasin sealt Lammasmäest nii kiiresti mööda, et mul ei olnud mahtiga, et oleks telefoniga ühe lõpsu teinud. No seda enam, et slaid oli Kaidole ära antud ja ilmselt ei oleks jõudnud seda sinna juurde panna, nii et päris korralikku Lammasmäe piltide täna ei näegi, võib-olla siis ainult see väike panoraam siin üleval kahjuks. Aga see selleks võib-olla, et see pilt hakkabki meid järgnevalt ka natukese segama, sellepärast, et Lammasmägi selline, nagu ta oli 10 000 aastat tagasi või isegi natukese rohkem, nägi välja tegelikult oluliselt teistsugune, kui ta näeb välja praegu. Ja teine osa meie loengust tuleb siis Kunda mõisa kohta. Ja siin on nüüd ära eristatud 2 poolt. Et üks on siis see Kunda kultuuri osa ja teine on mõisa osa, peaksid olema mõlemad selgelt teistsugused. Aga hakkame hästi kaugelt peale. Hakkame peale sellest, et kusagil umbes 6 miljonit aastat tagasi Aafrikas kujunesid välja esimesed inimesed. Üks oli koledam kui teine. Võib-olla olete kuulnud midagi australopiteekusest ehk inimahvist, homo habilisest ehk esimesest inimesest, kes hakkas valmistama tööriistu, homo erectusest, kes rändas Aafrikast välja Euraasiasse ja neandertaallasest, kes peaks olema homo erectuse järglane Euraasias. Tark inimene kujunes välja Aafrikas siin samas kohas enam-vähem, kus kogu inimsugu tekkis ja rändas omakorda umbes 150 000 aastat tagasi Aafrikast välja ja sõi neandertaallase sõna otseses mõttes ära. Vähemasti on leitud üsna palju asulakohti, kus on tänapäeva inimese asulakohti, kus on prügihunnikus on näritud neandertaallaste kondid. Tõsi küll, nad ütlevad, et neandertaallane olevat olnud tänapäeva inimesest mõnes mõttes oluliselt hellem ja targem ja parem. Aga kuna kaasaegne inimene siis homo sapiens oli selline julm ja tapahimuline, siis ta saigi neandertaallasega hakkama. Muuseas, kui kellegi tekib mingeid küsimusi, siis ärge oodake seda sobivat hetke, vaid üritage kohe küsida, ma hea meelega laskun diskussiooniga. Nüüd umbes
umbes 150 000 aastat tagasi rändas see tänapäeva inimene, siis see, kes meie jaoks tähtis on, Aafrikast välja ja kõigepealt siis kuhugile siia Ees-Aasia ja Kaukasuse vahelisele alale, see peaks olema Armeenia mägismaa, kui mu mälu mind ei peta, ja kuna tol ajal kliima oli oluliselt teine, merede tase oli oluliselt madalam, siis tegelikult need veekogud, mis on siin niiviisi kaasaegse pildi järgi kajastatud, neid ei olnud sellisel kujul olemas. Ja järelikult need rändeteed, mis siin näidatud on, olid kõik vabad ja sisuliselt need esimesed inimesed, kes jõudsid välja Aafrikast Euroopasse, vabandust Euraasiasse, nimetame teda pigem nii. Need jõudsid välja mandrijääni. Asi on selles, et üle maailma on üsna pika ajaperioodi vältel käinud jääajad, see tähendab, jääaeg on kusagilt sealt põhja poolt liikunud lõuna poole, jääliustikud just nimelt. Lõuna poole siis jälle mingitel hetkedel kliima soojenemise tõttu ära sulanud ja liikunud jälle põhja poole tagasi. Meie teiega elame praegu ühel õnnelikul jäävaheajal, vaheajad on tavaliselt üsna oluliselt lühemad kui jääajad ise. Elame jäävaheajal, mis tähendab seda, et jää on ainult Gröönimaal ja Arktikas ja Antarktikas. Ja jumal tänatud, see jää sulab edasi. Ühel ilusal hetkel hakkab see jääkilp jälle kasvama ja siis lükatakse see inimkond, kui teda siis muidugi üldse veel enam olemas on või mis kujul ta on, lükatakse jälle kenasti lõuna poole tagasi, sest jää lihtsalt võtab kätte ja katab maa ära. Ma saan aru, et on poliitiliselt ilus rääkida kliima soojenemisest ja sellest, kuidas varsti mered keevad ja inimestel ei ole kusagil elada. Aga paraku lõpeb see kõik ikka jääajaga. Et kui vaadata pikas perspektiivis, siis see, kas me täna soojendame kliimat või ei soojenda, looduse seisukohalt on see üsna kama. Sellepärast, et ükskõik mida me ka selle loodusega ei teeks, loodusel pikaajalised protsessid toimivad meist sõltumatult. Ja seda me oma õnnetu industriaalse tootmisega mitte kuidagi mõjutada ei suuda. See on minu kui ajaloolase arvamus. Minu kui kodaniku arvamus on samasugune paraku. Aga see selleks. Ühesõnaga, kui nad umbes 150 000 aastat tagasi välja rändasid, siis nad jõudsid siia jääservani. Ma ei tahaks olla nüüd ilmselt. See on siis jää. Kui te kujutate ette, oli tol ajal ära söönud praktiliselt kogu põhjapoolse Euroopa, ta oli tänapäeva Ukrainas kusagil Kiievi kandis väljas. Eks ole, kuna jää keskmeks oli Gröönimaa, siis nii naljakas kui see ka pole, aga see Tšukotka kant ja see oli kõik kenasti jäävad väljas. Ja võt nüüd see esimene seltskond, kes tuli siit Armeenia mägismaalt, jõudis välja jääpiirini. Ja hiljem, kui jääaeg ära lõppes ja jää tunduma hakkas, siis nad rändasid järjest põhja poole. Ja kuhu nad jõudsid? Läänemere nõgu oli ikka omal kohal, ühel ilusal hetkel tuli neile meri vastu ja jõudsid nad välja kuhu? Jõudsid välja Eestisse. Ma loodan, te saate aru, mis ma tahan sellega öelda. Ma tahan sellega öelda seda, et need meie esivanemad, kes jõudsid siia randadele kusagil 10-11 000 aastat tagasi, olid nende esimeste tarkinimeste järglased, kes rändasid välja Aafrikast. Me oleme Euroopa esimesed põliselanikud. Võiks öelda ka muidugi Euraasia esimesed põliselanikud. Teine seltskond nendest, kes tulid koos meiega, rändasid kusagile sinna põhja poole Himalaja mägesid läbi Gobi kõrve ja üle Tšukotka ja Alaska jõudsid välja Ameerikasse, nendest said Ameerika põliselanikud. Beringi väina tollal ei olnud, kuna
vesi oli kogunenud kõik sinna jäässe, eks ole. Maailma meretase oli oluliselt madalam ja järelikult need suured maismaasillad mandrite vahel täiesti olemas. Uku Masing on avaldanud arvamust ja kirjutanud selle kinnituseks ka paar sellist, noh ütleme pigem esseed, kui nüüd just teaduslikku uurimust, kinnitab, et Ameerika põlisrahvad, indiaanlased on päris kindlasti soome-ugrilaste keelesugulased. Ja toob sealt ka üsna ohtralt selliseid näiteid. Aga see selleks. Ühesõnaga, no ma võiks sellest hästi pikalt rääkida, aga meil lihtsalt ei ole vist päriselt aega kõigil sellel peatuda, et aga ma olen valmis vestlema mingitel muudel aegadel igaühega, kes tahab sel teemal rääkida. Et kui see jääaeg kogunes, siis siin kusagil Musta mere põhjarannikus Steppides praeguse Ukraina kohal oli ometigi selline suhteliselt elukõlblik ala. Siin oli tundra, nii nagu me praegu näeme Põhja-Jäämere ääres. Siin elasid põhjapõdrad, mammutid, karvased ninasarvikud, mitmesugused muud polaarloomad, polaarrebased, jänesed ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, aga põhiline oli muidugi põhjapõder ja mammut, keda need rahvad küttisid, kes seal elasid ja kellest nad ilmtingimata kõhu täis said. Noh, nagu te teate, eks ole, mammut oli üldse esimene imetaja, kelle inimene maa pealt ära hävitas söömiseks. Kütiti noorloomi ja emaseid põhiliselt, isased hakkasid vastu. Aga kui noorloomad ja emased otsa said, siis surid isased ka välja. Et selles mõttes me peame endale natukese tuhka pähe raputama. Miks see laik on seal Alpide kohal? No väga lihtne, mägedest liustikud laskusid oluliselt madalamale ja tegelikult kogu see ala oli kaetud siis ühtlase sellise jääkilbiga. Nüüd siiski kusagil umbes 13-14 tuhat aastat tagasi oli jääaeg juba nii-öelda taandumises ja jää oli jõudnud, ütleme sinna kuhugile Pihkva joonele. Jää taganemissuund oli Kagust Kirdesse, nii et ta läks niiviisi diagonaalis üle terve Eesti sinna Skandinaavia suunas. Ja jääliikumiste tõttu tekkis kaasaegse Läänemere nõgu ja loomulikult oli see nõgu otsast otsani täis jääsulamisvett. Teine selline suurem veekogu oli Võrtsjärve kohal, umbes 3 korda suurem kui praegune Võrtsjärv. Ja umbes sama suur veekogu oli ka praeguse Peipsijärve kohal. Nüüd see jää muidugi ei taganenud ühtlaselt kogu aeg niiviisi, vaid vastavalt aastaaegade ja ka selliste pikemate perioodite vaheldumisele jääl võttis Eestist üleminek aega umbes 2000 aastat. Nüüd see jää toimetas siin edasi ja tagasi ja kujundas Eesti pinna moodi, noh me kõik teame, eks ole, et Kesk-Eesti voored on kujundatud jää poolt. Siis mul on kohe hea viidata, minu vanemate kodu jääb Roela mõdriku Vallseljaku äärde. Kunda jõgi voolab ju mööda selle serva üsna suures osas. Et see on jää poolt kokku lükatud selline pikk vall. Siis jää jahvatas meie pinnast, see moreenkruus on sealt pärit, eks ole. Ja Rakvere Vallimägi on ju jää kokku lükatud ka, täpselt samamoodi Vallseljak. Ja siis, mis see jää meil veel tegi, kuna see jää, kui ta sealt Gröönimaa poolt liikus jääaja alguses lõuna poole, siin ütleme Kagu suunas, siis ta oli Skandinaavia mägedest kaasa haaranud tohutu hulga kive, mis olid jää sisse jäetunud. Ja nüüd need kivid puistas ta maha siia mööda meie rannikualasid, loomulikult ka merre. Nii et need rändrahnud on tegelikult siis jääaja kantud siia.
sellised konkreetsed kindlad selged märgid. Kas keegi teab, kus asub Eesti kõige suurem rändra? Ehalkivi muidugi jah, Leitipää rannas. No, andke andeks, need on need vanad kooliõpetaja, need harjumused löövad läbi, et tahaks nagu auditooriumiga suhelda ka. Plussmärgi tegid. Kuidas? Plussmärgi tegid kuhugi paberitseeva. Kõrva taha raiusin. Et esialgu see veekogu, mis tekkis, ei omanud kokkupuudet merega, nii et ta oli selline hästi kõrge veega paisjärv, sisuliselt võiks öelda Balti jääpaisjärv, hästi külma veega. Ja no, nagu te näete, seda saarekestest olid olemas tükike Saaremaad ja see teine on Hiiumaa, nii et kaks sellist pisikest saarekest ka. Suurem osa kõigest sellest ja siis ka sellest Loode-Eestist oli tegelikult vee all. Nüüd pärast seda, kui see jää ära läks, no pole võib-olla kõige parem sõna, hakkas see maa-ala tõusma. Asi oli selles, et see jääkiht, see liustik, mis siin oli umbes 2 kilomeetri paksune. Noh, kui te nüüd kujutate ette, need pilved, minu teada need ei ole 2 kilomeetri kõrgusel. Nii et liustik ulatus päevapoole pilvi ja tavalised vihmapilved on ainult kusagil 200 meetrit. Ja nüüd see 2 kilomeetrit jääd, see pressis selle maapinna täiesti konkreetselt kokku. Et kui te tahate täpselt teada, kuidas see toimub ja võib-olla natuke see ei usu seda, mida ma teile räägin, siis kõige lihtsam minge koju, koduteel ostke poest üks hea pehme sai, mitte viilutatud muidugi, vaid ühest tükist kõige parem oleks tegelikult soe sai, mille ema parasjagu ahjust välja võtnud. Siis peaks muidugi ennem ema käest luba küsima ja peaks vaatama, et no, sai natuke see maha jahtuks. Sest muidu tuleb pärast hakata ville ravima. Aga võtate ühe sooja saia, panete ta tugeva, aluskiht on ju graniidist, eks ole, kivi. Panete selle saia ühe kõva põhjaga tabureti või tooli peale ja istute talle ise otsa. Ja siis istute umbes 15-20 minutit. No ja siis, kui te olete ära istunud, siis lähete, no ma ei tea, teete seda, lastele on hea öelda, et lähete chillite ja hängite, eks ole, või hullate ja mängite. Aga mida täiskasvanud teevad, lähevad aia tööd tegema. No nii paar tundi. Ja siis kui tagasi tulete, siis on see sai jälle kenasti kohemaks kerkinud. Vot täpselt samuti on selle maapinnaga ka. Maapind hakkas ka kerkima. Aga kuna ta oli seal jää all olnud tuhandeid aastaid, siis see kerkimine võtab oluliselt palju rohkem aega. Ja praegu on nii, et Põhja-Eestis meil ja Loode-Eestis rohkem siin millimeeter või 2 vähem, kerkib maapind aastas umbes 5 millimeetrit. Mis tähendab seda, et ta kusagil 100 aasta jooksul, kui palju ta kerkib siis? 5 millimeetrit aastas ja 100 aastaga, mitu sentimeetrit see võiks olla? Kaido, sa käid värskelt koolis, sa peaksid teadma. Kuidas? 5 ei ole. 5 ei ole. See on see mõõtelikute teisendamine. No tegelikult, mis ma teist kius on, 0,5 meetrit. 50 sentimeetrit. Sest 1 sentimeetris on 10 millimeetrit. Seda on laste käest hästi kiuslik küsida, nad ka alati mõtlevad. Kõige hullemad on õpetajad, need ei arva kunagi ära, need leiab mõni laps õige vastus. Ei määra, see ongi nii. Me tegime seda mängu lastega, tegime Toolse linnuse juures ja just meelega küsisime õpetajate juures olekul. Ja siis õpetajad olid need, kes kõige kauem mõtlesid alati. Ja ütlesid veel lastele ka, et ei ole 0,5 meetrit, mõelge nüüd ise. Oligi 0,5 meetrit. Aga see selleks. Et see tähendab seda, et meie pinna, ütleme, see verepiir on kogu aeg muutunud.
ja ma kardan, et see muutub edasi ka. Ja, või mis ma sellest nüüd, sinna ma panin endale spikri. Et see muutub edasi ka ja ühest küljest siis, eks liustik sulas ära, teisest küljest piinavorm muutus ja kusagil umbes 8000. aastapaiku enne Kristuse sündimist oli jääliustik siis sedavõrd palju ära sulanud, et siin praeguse Stockholmi ja Mälari järve kohalt tekkis läbimurre Atlandi ookeani ja sisuliselt Balti jääpais järv jooksis mõne aastaga tühjaks. Ja sealt ookeanilt tuli sinna asemele soolane vesi. Ja kuna selles vees armastas tohutult elada üks limuseline, keda nimetatakse Littorina littoriaks, siis hakati ka seda mere tolleaegset faasi nimetama Littorina mereks. Valetan. Joldia Arcticus oli see oli Joldia meri. Littorina meri tuleb natukese hiljem. Vabandust, ma hakkasin nüüd ise mõtlema, et kumma merevett ma olen joonud, aga ma olen Joldia merevett ise joonud. On juhtunud selline kummaline asi, me käisime, aasta pole tähtis, käisime ajalõpetajatega Rootsis ekskursioonil ja meid viidi ka Forsmarki tuumajaama. Sellest ajast peale ma kusjuures tuumajaama enam ei karda. Ja selle tuumajaama külastuse ajal viidi meid siis ka tuumajäätmete hoidlasse. See oli kaevatud Läänemere alla graniidi sisse 500 meetri sügavusele. Me sõitsime bussiga sinna alla. Ja siis käisime, siis vaatasime läbi sellise poole meetri paksuse klaasi, kuidas need betoonkuubikud nende tuumajäätmetega on siis kenasti ära ladustatud sinna sellesse hoidlasse. Need ei olnud mitte need kõige julmemad jäätmed, nende jaoks puuritakse puurkaev ja pannakse nad sinna puurkaevu ja see siis tambitakse betooni täis. Et ta välja ei pääseks. Aga need olid sellised tavajäätmed, sellised radioaktiivsed, mitte väga rasked, neid näidati inimestele. Ja vot siis seal selle koopa ühest nurgast nirises alla vesi. Ja Giid ütles, et vot see on nüüd see Joldia mereaegne selline hästi kibesoolane ja ta tõepoolest oli, me võtsime seda pudelite sisse ja tõime kaasa. Ma ei mäleta, kas ma teie klassile, te vist olite selleks juba ära lõpetanud. Ma tean, et ma olen mingitele lastele ka pakkunud, et pudel käis klassis ringi ja igaks keele otsaga maitses. Äärmiselt ebahügieeniline. Aga no mis sa teed ära, ikkagi Joldia merevesi. Ja siis kui see jää ikka edasi sulas ja maapind tõusis, siis kadus see ühendus jälle ära ja Läänemere vesi läks oluliselt magedamaks ja vot nüüd on see Littorina mere faas. Ja siis kõige lõpuks tekkis siin praeguste Taani väinade kohal taas jälle ühendus Atlandiga või ehti siis Põhjamerega, vesi läks jälle soolasemaks. Ja see on siis Limnea meri, mis on kestnud tänapäevani. Kõik nad on saanud nime nende limuste järgi. Kuigi Limnea merd me tänapäeval pigem kutsume Balti mereks, eks ole, või Läänemereks. Või nagu soomlased ütlevad Idameri, kuigi see meri neist sugugi ida poole ei jää. Aga nad ütlevad seda sellepärast, et see on rootslaste Östersjön ehk Idameri, neile tõepoolest see ongi idas. Aga see selleks. Ühesõnaga, nüüd kui jää oli Eestist ära läinud, hakkasid siia jää järel kohe sisse rändama taimed, taimede järel loomad ja loomad järel inimesed. Loomad sõid taimi, inimesed sõid loomad. Ja nüüd see viirutatud ala siin, see peaks olema siis kõik see, mis oli tegelikult vee all. Ei, valetan, ei ole. Aga mis on nüüd pigem oluline on see, et üsna mitmel pool kujunesid välja need inimeste peatuspaigad. Tolleaegse inimese selle asukoha või selle koha kohta ei saa öelda, et see oli asula koht. See oli peatuspaik, sest inimeste eluviis oli rändlev. Loomad liikusid, inimesed ka liikusid. Ja tavaliselt jäädi pidama sinna, kus siis nagu oli võimalus neid loomi rohkem küttida.
nad kütiti ära ja siis õgiti senikaua, kuni see kõik oli otsas. Ja siis mindi uusi loomi küttima. Et selles mõttes küttide ja korilaste elu, ülesanded olid ära jagatud nii, et mehed küttisid, naised korjasid söödavaid taimi, juured, seened, marjad, kõik mõeldavad muud pähklid, kävid, kõik mida vähegi andis söögiks kasutada. Ma nüüd rutan küll ajaloost ette või ajast ette, aga mingil hetkel jõudis Eestisse tamm ja see oli siuke tõeline viljapuu. Tammetõrud oli jube hea toit. Kaid oli teadnud viimases mälumärkus, mis asjad, et tamm on viljapuu. Me olime ühes võistkonnas, vastasime terve võistkonnaga valesti. Mäletad, ma vaidlesin sulle vastu, kuidas ütlesid, et ei kõlba, sarapuu on parem. Sealt sõnad küll hästi tõmmud. Sealt inimesed sõid ka veel keskajal isegi ja üsna hiljuti. See oli siuke väga hea toidulisa. Ja seda andis jahvatada viljale juurde jahus. See oli kaitse all, oli see puu kui viljapuu. Sellest oli ka see mälumärku küsimus. Aga see selleks. Ma püüdsin ennast lihtsalt praegu oluliselt paremana näidata, kui Kaido on. See oli muidugi väär, eks ole. Aga ma tulin kaamera juurest ära selleks ajaks, nii et ühesõnaga, tõsi küll, tollaegses Eestis mingitest viljapuudest rääkida on täiesti enneaegne, sellepärast et siin 10, 11, 12 tuhat aastat tagasi oli tegelikult tegemist arktilise kliimaga. Tundra, kanarpikk, vaevakased, igikets, hästi pikk talv, hästi lühike suvi ja nagu ma ütlesin, siis põhjapõrrad, peamine toidulaud. Eestist on leitud küll ka üks mammuti hammas Kunda asulast muuseas. Aga see võib olla, et see on kusagilt mujalt kaasa toodud, et see on mõni iidne suguvõsa pärandus. Igal juhul ei ole leitud ühtegi jälge sellest, et Eestis oleks kunagi pärast jääaega mammuteid olnud. Aeg-ajalt küsitakse, et aga kas enne jääaega siin ka mingeid inimesi elas. Ja ma võin teile kinnitada täiesti kindlalt, et igal juhul elas. Ainult, et meil ei ole nendest mitte ühtegi jälge alles jäänud. Sellepärast, et kui see jää sealt viimane jääaeg tuli, siis ta täpselt nagu buldooseriga lükkas kogu selle päälmise pinnakihi lükkas sinna kuhugile Ukraina kanti ja sinna see jäigi. Ja siin meil ei ole isegi sellist graniit või graniidist mäestikke, eks ole, kus võiks mõnes koopas võib-olla midagi säilida. Ei ole midagi sellist leitud ka ei Soomest, Norrast, Rootsist, kus ju tegelikult need mäed ja koopad on. Aga ju see ikkagi kõik läks nagu selle jää ja vee ja kõige muu koostoimel läks lihtsalt kaduma. Me ei tea, aga tõenäoliselt on elanud, sellepärast et kunagi oli siin üsna hea soe kliima enne jääaega väidetavalt. Nad ütlevad seda selle järgi, mis nad on leidnud nendel aladel, mida jääaega ei puudutanud. Ja te teate, et Gröönimaalt on jääliustiku alt leitud ju palmide jäänuseid ja muud sellist. Tähendab siis troopikataimestiku jäänuseid. Miks ta jube on? Mõnus oli ju. Gröönimaa näitel on seda kõige parem öelda, kui kusagil, mis aastal see Erik Punane selle Gröönimaa avastas 982, siis kolisid tegelikult viikingid Gröönimaale elama. Elasid seal umbes 500 aastat ja siis tuli see, mida nimetatakse väikeseks jääajaks. Siin oli kusagil kuni 1007. aastani. Mingi 150 aasta jooksul oli äärmiselt vastik selline, oli jube külm ja märg ja suved otsa sadas vihma ja vahepeal Eestis oli siin paar aastat, kus praktiliselt 1695-1696 oli 2 sellist aastat, kus praktiliselt saaki ei saanudki, sellepärast et vili läks kõrre otsa sidanema. Nii niiske oli. Ja suvel ei olnud, nagu nad ütlevad, ühtegi sellist päeva, kus ei oleks sadanud. Ühtegi päeva ei olnud, kus ei oleks vihma sadanud. Need ei saanud heina teha, ei saanud vilja praktiliselt
ja see päädis näljahädaga, nii et umbes 1/4 rahvastikust suri nälga. ja see oli ülemaailmne ja näiteks mis puudutab siis viikingeid ja Gröönimaad, siis Gröönimaal asustus surigi kohe selle väikese jää alguses surigi välja. Lihtsalt ilm läks sedavõrd palju külmemaks, et enam otra kasvatada ei saanud ja oligi läbi, siis tulid eskimod ja sõid kõik ära. No ma loodan, te saate aru, et teatud arengutasemel inimestel inimsöömine oli täiesti normaalne ja loomulik tegevus. Et ei ole üldse mõtet naerda, meie oma armsad esivanemad sõid neid samu inimesi selle sama suure näljahäda ajal 300 aastat tagasi. 14. sajandi keskel oli hirmus näljaepideemia, kus räägiti, et söögi inimesi. On kirjalikud teatud kohtuotsustest. Aasta oli 1223, kui Viljandi linnuse eestlased püüdsid kinni ühe taanlase Heve. Ta oli Järvamaa Fook, taanlaste poolt nimetatud. Tõid ta Viljandisse, ohverdasid ta seal jumalatele, lõikasid ta rinnakorvi lõhki, rebisid sealt välja alles elusa Heve tuksleva südame, küpsetasid ja sõid ära. Selleks, et saada kõvadeks meesteks. Milles küsimus? Inimsöömine, see on normaalne teatud kultuuritasemel inimeste juures. Ja see, et Kongos praegu neegrid üksteist söövad, see on nende elustiil olnud tuhandeid aastaid. Selles ei ole midagi erilist ega midagi imelikku. Paraku. Aga see selleks, tuleme siia pulli juurde tagasi. Ma pean ütlema, et tollest ajast ei ole leitud näritud inimluid. Mis ei tähenda seda, et neid ei pruugi olla. Aga ühesõnaga asi oli nüüd niiviisi, et teatud kohad, need, mis asusid loomade liikumisteedel, tavaliselt veekogude ääres, ilmselt mingitel kõrgematel kohtadel, kus oli kindlam, parem ja lihtsam ja näiteks suiti oli väga hea, et tuul puhus sääset minema. Sest nende samade loomakarjadega käis ju koos meeletus koguses putukaid. Eriti sellistes põhjapoolsetes piirkondades. Ma ei tea, miks, aga sellises külmas kliimas ja Arktikas ja seal, kus on need suured põhjapõdrakarjad, on sääsed ja moskiitod igavesti õudselt tigedad elukad. Mina ei ole päris nüüd seal Valgemere ääres, kus see tundra on. Ei ole küll olnud, aga ma olen olnud seal suhteliselt lähedal veel taigapiiri peal. Ja ma pean ütlema, et need sääsed seal olid jube pisikesed, hästi tigedad ja neid mahtus 1 kuupmeetrisse õhku ikka meeletus koguses. Ja kui sa ilma mingisuguse määrdeta välja juhtusid minema, siis nad sõna otseses mõttes katsid su ühise musta kihina ja siis õgisid seda verd sealt. Ja see oli see piirkond, kus mehed tegid rasvast, mudast ja veel mingisugusest ködist sellist määret, mida sisuliselt kevadest, nii kui sääsed tulid, need putukad, kuni sügiseni välja määriti näo peale, kaela peale, käte peale, kõikidele sellistele kehaosadele, kuhu nad ligi pääsesid. Ja seda siis mitte ei pestud maha iga natukese aja tagant, vaid vastupidi määriti järjest peale. No seal taigaalal nad kasutasid veel ka kasetõrva, panid sinna sisse. Ja seda pidi kogu aeg uuendama, et see kiht, et nad läbi mahuks sealt. Siis nad ikka otsisid neid võimalusi. Et ilmselt olid samasugused ka need inimesed. Et kui te vaatate ka mõnes sellises etnograafilises filmis, kus inimesed on sellised hästi kuumalised ja koledad ja räpased ja see ei ole alati sellepärast, et nad oleksid pesemata. Vaid see on sellepärast, et neil on lihtsalt teised põhjused olla sellised, nagu nad on. Ja midagi sarnast ilmselt tegid ka nood inimesed seal, aga me ei saa seda kindlalt väita. Igal juhul siiamaani teadaolevatest kõige vanem inimese asula koht on olnud Pulli asula. See on olnud ilmselt siuke suvelaager,
kus on siis oldud laagris, neid põtru kütitud. väga võimalik, et see on seesama rahvas, mis talvel kolis Saaremaale. Saaremaal on teada, nad nimetavad neid hülgeküttide asulateks, talvised laagripaigad, kus siis käidi merel hülgeid küttimas. Nüüd Lammasmäe on enam-vähem samasugune ja ma kujutan ette, et ka kusagil siin meie rannikul peaksid olema veel mingid asulakohad, mida me ei tea, sellised talvised ja taas siis seotud hülgeküttimisega. Et see Pulli asula koht avastati üsna mitme meetri sügavuselt liivakihi alt, sealt hakati kruusa võtma kruusaaugust ja kruusaaugu põhjast tulid siis välja need leiud ja söetükid ja lõkkeasemed ja muu selline. Kundas juhtus asi nii, et kui hakati tsementi kaevandama, siis esialgu, hakati tsementi valmistama, mitte kaevandama. Mul oleks mõte nagu natukese ettepoole juba, siis esialgu valmistati seda tsementi mitte lubjakivist ja paest nagu praegu, vaid valmistati järvekriidist ehk merglist. Ja seda merglit kaevandati Kunda mõisa kohal teisel pool jõge. Mätliku peaks olema seal see koha nimi. Kaevandati sealt, miks ta seal oli, ma teile kohe näitan ka, aga fakt on see, et võt selle kaevandamise juures hakkasid äkitselt sealt selle merli seest välja tulema sellised luustahingud, õngekonksud, no ja veel üht-teist. Ja siis muidugi need töölised. Ma vabandan, ma iga kord unustan ära, et see kaamera siib kõigile siia kanti ja tulen sealt ära jalust. Et need esemed tulid välja ja nüüd töölised andsid nad edasi oma töödejuhatajatele, brigadiiridele ja nende kaudu sattusid nad tsemenditehase kontorisse ja sealt juba saadeti nad Tartu Ülikooli. Ja siis tuli kohale Tartu Ülikooli geoloogia professor Konstantin Greving, kes tegeles ühteaegu ka ajaloo ja arheoloogiaga. Ja Greving vaatas ümbruskonnas ringi. Ja kuna Lammasmägi oli esimene selline kõrgem paik, siis lõi seal labida mulda ja pärast pisikest kaevamist sattuski asula kohale. Ja sealt tulid siis välja taas jälle need samad luustahingud, harpuunid, kivitalvad ja igasugu muud asjad, aga võib-olla ma lähen selle slaidi juurest edasi ja näitan pigem pilte. Aga ennem ma üritasin joonistada siis sellisele tänapäevasele kaardile. Nüüd see noole ots näitab siin Lammasmäge ja punase joonega on ümber tõmmatud kunagise Kunda järve kontuurid. Kui jää ära sulas, siis siin on ju, eks ole, meil Lindi astang ja siia astangu taha tekkis selline suur jääsulamisjärv. Sellesse järve voolas sisse Kunda jõgi ja välja voolas tolleaegne Toolse jõgi. Noh, praegu on Toolse jõe säng on oluliselt muutunud. Saate pärast aru ka kuidas. Igal juhul fakt on see, et nüüd see järv siia selle järve põhja settis, see oli hästi lubjarikas järv ja siia järve põhja settis mergel ehk järvekriit. See ongi ju tegelikult lubi. Ja nüüd need inimesed elasid Lammasmäel, elasid siin suvel ja tegelesid väga palju kalapüügiga. Ja need esemed sattusid sinna järve siis ilmselt kalapüügi käigus. Kahjuks ei ole seda luustikku säilinud, aga ma olen näinud pilti joonistust, kus väidetavalt on leitud sealt järvekriidi seest selline 1,5 meetri pikkuse haugiluustik ja küljekontide vahel on ära murdunud harpuuni ots. Ilmselt oli see haug selle harpuuni katki murdnud, vajunud sinna põhja ja sinna siis ära koolenud. Kahjuks ei ole seda praegu kusagilt enam võtta, et ta oleks üsna kihvt ju välja panna.
aga nii oli. Ja nüüd, et see Lammasmägi oli siin kabunurgas, siin oli siuke hästi madal vesi. Nii et suvel oli võimalik saarelt kaldale pääseda ka jalgsi. Nii et hästi madalas vees, aga ta oli kõrge koht. Esiteks kiskjad ei pääsenud ligi, teiseks tuul puhus sääseb minema. Ja kolmandaks, eks ole, meeletu kalavaru oli siin juures. Kogu see õnnistus kestis umbes 3000 aastat, siis maapinna tõusu tõttu Toolse jõe sämm muutus ja ta ei voolanud enam Kunda järvest välja. Mis tähendab seda, et järv hakkas vett täis jooksma, sest jõgi tuli sisse endiselt. Järv hakkas vett täis jooksma ja siis ta murdis siin Hiiemäe juures. Murdis endale tee merre läbi Klindi-Astangu. Kunda jõe kanjon on siis kusagil umbes 8000 aastat vana. No 7-8 ütleme nii. Ja see järv jooksis tühjaks ja vast selleks, tema kõige selliseks jäänukiks on praegune Kunda Aru raba. Siin paar järvesilma on isegi täiesti olemas veel raba sees. Seda pikka musta kriipsu ärge vaadake, see on Eesti aegse turbakarjääri jälg. On praegu siuke suur pikk kraav üleni vett täis. Kui te lähete Aru juures rabasse sisse sinna. Aga see selleks. Tulles nüüd Lammasmäele tagasi, ilmselt see rahvaarv seal Lammasmäel oli kusagil, kes elas, oli kusagil 20-30 inimest koos naiste ja lastega ja meestega. Ma tahtsin, vabandust, tolle kontekstis olekski pidanud öeldma rahvaarv, eks ole, koos naiste ja lastega. Ärge pange tähele, ma olen selline seksistlik siga. Ajaloolasena ma ei saa teistsugune olla, sellepärast et feminism on hästi uus nähtus. Ja kui sa tegeled sellise valdkonnaga, siis sa saad üsna varsti aru, et feminism ei maksa mitte midagi. Maksavad sünnitavad naised. Aga see selleks. Nüüd mehed, naised ja lapsed ühesõnaga siis. Aeg on lõpetada juba või? Ei, ma mõtlen, et teeme vahepeal väikse pausi. Mis ta arvatab? Me nüüd 50 minutit tegelikult. Anna mulle veel 5 minutit, ma lõpetan selle teema ära. Et ühesõnaga elati, kui me räägime sellest normaalsest elust, elati ilmselt mingites sellistes püstkojalaadsetes elamutes, mis olid kaetud loomanahkadega. Väga võimalik, et talvistel elamutel oli nii, et oli siin on kahvel, siin on priitsi on. Karbi sees on priit. Kuidas? Siia on hea joonistada. Et kui see püstkoda, eks ole, ma ei oska joonistada, ta oli siuke ringikujuline. Ja kui see pealmine osa oli nüüd kenasti nahkadega ära kaetud, siis väga võimalik, et sinna sisse oli siis omakorda ehitatud veel selline väiksem nahkadega kaetud elamu. Et selles välimises ringis nii-öelda, seal toimus, oli see elutuba ja ukse ees oli lõke ja see köögi osa, kus söödi ja kus igapäevaseid toimetusi tehti. Aga selles seesmises osas, seal põlesid hülgerasvaga täidetud kivilambid tahtidega ja valgustasid ja andsid sooja. Ja see oli siis see nii-öelda magamistuba, kus siis eriti talvel terve pere, mehed, naised, lapsed, umbes 2 põlvkonda koos. Kuigi tolleaegsete inimeste eluiga küündis vaevu kusagil sinna 25-30 eluaastani. Aga selle eest abielluti juba seal
vastavalt võimalusele 2, 3, 14 aastaselt. nii et noh, see elu oli oluliselt intensiivsem selles mõttes. nii kui suguküpsus tuli, nii kohe ka abielluti. poisid õpetati varakult jahimeesteks, tüdrukud õpetati varakult korilasteks. Kusjuures tolleaegne inimene kasutas, noh, meie nimetame seda kiviajaks. Ma muidugi vabandan, ma olen vedanud siia kaasa terve hunniku igasugu esemeid ja ei olegi neid näidanud. Tollel nimetati seda kiviajaks, aga reaalselt muidugi kivist oli valmistatud kusagil 10–15% nendest esemetest, mida inimesed kasutasid. Kusagil 20–30% oli luust ja ülejäänu oli puust, mitmesugustest juurikatest, niinest, koorest, punutised, ka rohtpunutised ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. See Kunda kultuur, see kestis seal Lammasmäel umbes 3000 aastat. No et need inimesed elasid seal kandis umbes 3000 aastat. Ja selle ajakeskel loodus muutus. Arktiliselt kliimavöötmelt jõuti, või artilisest kliimast, jõuti kliimasse, mis oli oluliselt soem kui tänapäevane. Meie need hästi lühikesed, ilma lumeta soojad talved nagu sarnanevad selle ajastuga, aga samal ajal suvi oli oluliselt intensiivsem. Vot nagu siin olid need paar hästi kuuma suve. Kui te kujutate ette, et seal oli terve see, kõik suved olid sellised. Ainult, et oluliselt pikemad kui praegu. Aga ma lasen siin ringi käima mõned luutalvad. Need on siis kivist lihvitud ja teritatud kirved. Hästi palju esemeid oli valmistatud tulekivist. Tulekivi leidub Eestis Võrtsjärve põhjarannikul. Kui te meenutate seda Eesti kaarti, siis siin Võrtsjärve põhjarannikul on hästi tihe asustuspiirkond. See on ilmselt tolleaegse Eesti kõige rikkam ala, sellepärast et nemad valdasid ressurssi, teised pidid nende käest vahetama kõik eluks vajalikku. Tulekivist, aga kõigepealt siis vaatame need luuesemed üle. Siin on paar jäätuura, mis on tehtud põdrasarvest. Need 3 siin on ahingud, nendega kütiti ilmselt, vabandust, ahingud jah. Need on harpuunid, nendega kütiti hülgeid, neil on selline suurem ja väiksema sammuga see kidal. Ja siin on siis ahingud, nendega kütiti kalu ja kütiti kalu. Nüüd tulekivist tehti mitmesuguseid selliseid lõikeriistu. Tulekivi on selline kivi, et kui talle külge vajutada sellise mingi tugevama esemega, siis killud tulevad lahti ja servad on teravad. Nii et neid oli võimalik kujundada neid riistu ja neid servi kogu aeg teravana hoida. Need on mitmesugused lõikamiseks, uuristamiseks ja näiteks kaabid saab nahkade puhastamiseks rasvast. Teate, eks ole, kui loom kütiti ära, ta nüliti ära, rasv kaabiti naha pealt maha, eks ole, siis pandi ta suurde nahkadega vooderdatud auku inimkuse sisse parkima ja siis, kui ta sealt välja võeti, siis tõmmati see nahk uuesti kaabitsatega puhtaks ja siis naised mälusid selle naha pehmeks. Ja siis õmmeldi sellest riideid. See on tehnoloogia, mida kasutavad tänapäevalgi veel tšuktšid näiteks. Inimkusi on teatavasti üks parimaid parkimisvahendeid. Park ja parkalite kvartalid haisesid ka keskaegsetes linnades alati, nii et need olid alati lükatud inimestest kaugemale. Siin on veel paar sellist tulekivist riistakest. Ja need on nüüd põdrasarvest tehtud talvad, samasugused nagu need kivitalvad käinud põdrasarvest, sarve oli parem lihvida ja põdrasarv oli suhteliselt tugev. Siin on nüüd põdrasarvest riistad, millel on nagu näete varre jaoks auk juba sisse tehtud. Ja see on hästi vahva asi, see on põdrasarvest tehtud kirvehoidja. Varre auk, eks ole, varskis siia taha ja kirves läks siit august sisse. Ja siis pandi siia vahele liimi
ja sellega sai siis näiteks puutööst küna taguda või puud raiuda. Puu raiumine kivikirvega, ütlevad 35 sentimeetrise puu, sai maha kusagil umbes 3 tunniga. Ühe puu. Siin on mõned nooleotsad. Ja natukese kaunis asju ka, need ei ole leitud küll Kunda juurest, vaid on leitud Narva kandist, aga pole mingit põhjust arvata, et meil siin poleks midagi sellist tehtud, see on obras. Ja see on teatavasti madu. No mis teatavasti, siin on nüüd auk on sees, siin käis varras otsa, seda võis kanda nagu lippu. Ilmselt oli tegemist mingi tootev loomaga. Tolleaegsed inimesed arvasid, et inimesed põlvnevad mingisugustest elukatest. No kas karust või põdrast või maost. Ma võiksin teile pikalt rääkida eestlaste ussikultusest. Aga tuletan ainult meelde, kindlasti koolis on õpitud lugu mehest, kes teadis ussisõnu. Mitte see Kiviräha oma. Ja see on, noh, jätame selle hästi kaugele. Aga arvati üldiselt, et ussidel on siuke võluvõime ja võime seda inimestele anda. Uss võib õpetada inimese lindude ja loomade keelt tundma. Mäletate lugusid Maja ussist, see Tiiu võib-olla oskab mind aidata, see suur ja kuulus rahvalaul sellest, kuidas Minija tuli majja ja tappis Maja ussi ära. Ja kuidas siis perenaine loitsis ussi selle põlevede piimapajas, lasi piima keema ja siis pani need ussitükid sinna ja loitsis selle ussi jälle elavaks. Sest kui ussi ära tapad, siis kaob õnn ära. Vanade eestlaste jaoks uss oli suhteliselt tark, tähtis ja püha loom. Ja alles siis, kui meile tulid kristlased, ristiusk, siis nemad õpetasid meid ussi tappa. Ussi ei tohi tappa. Seda õnnetust. Kristlastel on ussi tapmine püha asi, sest uss oli see, kes meelitas Eevat, Eeva võttis hea ja kurja tundmise puu viljast, andis Aadamale ja siis nad visati paradiisist välja. Aga meil seda ei ole. Eestlane ei tohi ussi tappa. Aga see selleks. Nüüd on ta muidugi jälle peast ära. No ei ole hullu, las olla, ma ajan ta ise paika. Sest tegelikult avastasin ma ühe väga hirmsa asja, et Kunda kultuurist võib muidugi ju rääkida, aga kui sa ei suuda ära markeerida, kus kohas see kultuur nagu reaalselt asus, siis on see suhteliselt vastik ja paha. Aga me ei leia, miks siin pliiatsit ei saa? Ma ei tea, ta on mingi esitlusena, ta ei ole. Seda küll, olgu, eks ma siis pean näitama lihtsalt pliiatsiga. Et see Kunda kultuuri ala jäi näitamata. Ja see hakkas peale kusagilt siit Põhja-Soomest ja liikus ilmselt Valge mere suunas. Kui kaugele me täpselt ei tea. Seda ei ole niiviisi uuritud. Ja lõuna poolt oli tema piiriks Neemeni jõgi. Nii et haaras Eesti, Läti ja Leedu ja üsna suure osa idapoolset Venemaad ja siis mingisuguse teadmata ala Karjalast ja sellest praeguse Euroopa Venemaa põhjaosast. Et see oli ikka päris korralik. Tõsi küll, Poolas oli neil sel ajal, nad nimetavad seda sviri kultuuriks. See on täpselt sama, mis Kunda kultuur. Esemed on ka kõik täpselt samasugused. Aga poolakad olid nii suur rahvas, et nad ei saanud leppida sellega, et nende alal oli ka mingisugune Kunda kultuur. Iga andsid oma nime ja tundsid ennast kohe palju paremini. Poolakad. Aga ma vahetaks siis teemat ja üritaks hästi kiiresti, kuna järgmine selline suur asi. Ai. See, kuna see Windowsi asi on nihutanud see slaidi paigast ära. Aga ma arvan, et see ei sega. Et ma võtsin siit välja siis nüüd juba sellise, nagu öeldakse ajaloolaste jaoks hakkab ajalugu ikka pärast seda, kui ta on kirja pandud. Et kõik see, mis on ennem seda, see on arheoloogia. Eesti üks esimesi kirjalikke mälestusmärke on Taani hindamisraamat,
tõenäoliselt ta on nagu see redaktsioon on tehtud aastal 1241, aga tõenäoliselt on ta algmaterjalid kokku pandud aastatel 1219–1220. Siis kui Põhja-Eesti langes Taani kuninga võimu alla ja kui ta saatis siia vaimulikud, et need siis välja selgitaksid, mis tal siin üldse on. Ja üldse ristiksid rahva ka kõik ära. Sest tol ajal oli Eestimaa jagamisel oli nagu väga oluline, et kes ristib, see saab endale. Ja siis taanlased ja Riiast need mõõgavennad, see piiskop Alberti mehed, need siis nagu võidu ristisid. Ja Virumaa sattusid ristima taanlased. Ja nad siis panid kirja need külad, mida nad ristisid. Ja selle kui palju nendes külades on adramaid. Üks adramaa tähendas tavaliselt ühte talu. Ja sellel adramaal elas 6–9 vaba inimest. Ja siis võis elada veel 5–6 teenijat. Nii et sisuliselt võttes see adramaade arvu järgi saab kokku arvutada ka rahva arvu. Et kui me võtame, ma tõin siia välja need lähikonna külad. Aktoole ehk Viru-Nigula, Uuvaskäete ehk Vasta. Ma loodan, te saate aru, et selle panid kirja umbkeelsed Taani päritolu ladina keelt rääkivad preestrid ladina kõnepruugis kuulmise järgi. Siis Üdiala ehk Kiila, Kuskäle ehk Kutsala, Mallula on Malla, Kundas on Kunda, Paidola on selline kaalkoht, mida tänapäeval enam olemas ei ole. Aga üldiselt nad arvavad, et Paidola võiks olla olnud kusagil siin samas Korismäe juures. Me oleme praegu Korismäel, eks ole. Tegelikult me oleme praegu Korismäel, mitte Kasemäel. Nii et see küla on olnud siin kusagil. Päris täpselt ei teadus. Ojas on Ojaküla, Adnäis Andja ja Kaliküla ehk Kalikale, Sellegel ehk Selja, Katal ehk Katela ja Kesse on siis Essu. Me nagu kaugemalt ei hakanud neid külasid võtma, nüüd on siis täpselt teed mööda seal kusagilt Viru-Nigula juurest tulles kuni Essuni välja. Ja kui me näeme, siis Taani kuningas üsna varsti hakkas neid maid välja andma oma aadlimeestele. Keegi peab neid maid valitsema, keegi peab maksud kokku koguma, eks ole. Ja nii need maad läänistati ära, aga tegelikult kõige suuremaks läänimeheks külade arvu poolest ja vist ka adramaade arvu poolest on meie kandis hoopiski Riia piiskop ja Alberti sugulane Henrikus de Pykshouet, Henrik Buxhövden või Heinrich Buxhövden, nagu teda tänapäeva kirjapildis peaks ütlema. Ta oli siis piiskop Alberti vend, kui ma mälu mind ei peta. Nii et siuke suhteliselt oluline tegelane, sakslane Taani teenistuses. Ja siis natuke see on olnud ka Diedrich de Kiivelil, tal on olnud Essu ja Selja. Selja oli meie ümbruskonna kõige suurem küla, 45 adramaad, aga tõenäoliselt seda Selja piirkanda on võetud natuke see laiemana, ta on ulatunud praegusest Selja mõisast kuni Toolseni. Ja ilmselt hõlmanud ka seda Toolse sadama ala, sest Toolse sadam oli juba 13. sajandil suur ja uhke sadam. Kunda sadam on ju suhteliselt noor, eks ole, natuke üle 200 aasta vana. Kuni Kunda sadama rajamiseni kogu kaubandus käis läbi Toolse. Toolse sadam oli nagu põhisadam. Nüüd maad olid välja antud, talumehed maksid neile maaomanikele maksusid. Ja võttes siit välja Kunda, eks ole, me saame siis öelda, et Kundas oli kusagil 90 kuni 120 inimest.
kes siis külas elasid. Pluss veel mingi hulk teenija inimesi, kes osad olid ilmselt ka päris sellises orja staatuses, aga osad olid vabad tulema ja lahkuma teatud aastaaegadel, tavaliselt jüripäeval. Nüüd panin ma siia järgmiseks slaidiks ühe kaardi. See kaart on nüüd küll aastast 1792. Selle on koostanud üks Mellini nimeline härrasmees. Ja siin on siis näha sulle Kunda ühes külaga, Kunda mõis. Siis Karjamõis Strandhof. See peaks olema nüüd selle sama Paidala koha peal. Paidala oli selleks ajaks siis kokku lükatud. Ojaküla. Juurde on tulnud Paasküla, mida varem ei olnud, ja Maagerand, aga Maagerannas minu teada ei elanud mitte taluinimesed, vaid siin elasid nõndanimetatud rannatalupajad. Nemad käisid kalal ja neil oli üsna vähe maad. Sageli nimetati neid ka vabatikeks ehk Lostreiber saksa keeli. Nii et nad ei olnud nagu päris taluinimesed selles mõttes. Andja, mis on märgitud, on mõisaks muutunud Katela, Essu ehk Jesse, Kutsala, Malla, taas jälle mõisana, Iila ja mis meil siin veel oli, Vasta mõisana, eks ole, ja Viru-Nigula kirikuküla siis on ka olemas. Nii et kõik külad on olemas ja neil on siis lisa veel juurde tulnud. Ah jaa, Selja ka muidugi. Ühes Selja küla ja Toolseva. Nüüd ma ennist viitasin sellele, et Toolse jõgi ja Kunda jõgi olid üks ja sama jõgi omal ajal. See maapinna kerkimine on niivõrd palju mõjunud, et see Toolse jõe ülemjooks on muutunud. Nüüd on ta iseseisev jõgi, aga varem Toolse jõgi oli Kunda jõe aru ja Toolset kutsuti muuseas ka püha jõeks. Nii et see on selline kohalik püha jõgi. Jõel on olnud 2 vesiveskit. Loomulikult ka alla jõde veel. Üldiselt nende veskite pärast on kogu aeg olnud tüli, sellepärast nagu tänapäevalgi. Sellepärast, et jõgedele ehitati tammid ette ja lõhe ei pääsenud üle. Ja nüüd need mõisnikud, kes elasid Ülemjõge, käisid alati kohut nende mõisnikega, kes elasid alla jõge ja neid tamme ja veskeid ehitasid. No et nad panevad lõhedel tee nende juurde kinni. Aga tulles nüüd Kunda juurde tagasi, siin on lihtsalt üks lühike rida nendest suguvõsadest, kes siis Kundas on nagu paika pidanud. 13. sajandi lõpus aastaga 1287 on dokument, et Kunda kuulub Luderuste Buxhövelile on siis veel perekonna käes, aga tema vasalliks. Ta ei ole siis ise enam selles mõisas, vaid on selle mõisa andnud välja kellelegi Nikolaus de Kundisele, kelle nimi on tulnud Kunda järgi, muidugi mitte Kunda tema järgi. Ja umbes selline nägi välja siis Kundiste vapp. Nüüd järgnevalt on mõis läinud Tödvenite kätte, see on ka suhteliselt tuntud perekond. Siis olid tema omanikud Müllerid. Ega nendest esimestest omanikest väga palju midagi teada ei ole, nii et ma midagi sellist ilusat, tarka ja kavalat nende kohta rääkida ei oska tegelikult. On mõned dokumendid, mis näitavad omandisuhete muutust, kus mingis kontekstis mainitakse neid. Tavaliselt on need mingid kohtuasjad. Paremal juhul ei ole nad olnud ise mingite piiritülide pärast kellegagi kohut käimas, vaid on näiteks olnud mõne teise kohtuasja juures tunnistajateks või kaasistujateks või ka kohtunikeks. Aga üldjuhul midagi siukest nagu isiklikus plaanis nende kohta on väga raske leida. Nüüd Mülleritest on teada juba natukese rohkem. Müllerite kätte sattus mõis pärast Liivi sõda. Aasta oli 1581, kui Tödvenite haru välja suri ja siis käis see mõis käest kätte mitmesugused Rootsi kuninga poolt
Rootsi kuningas andis seda mõisa teenete eest välja mitmesugustele oma sõjameestele. Lõppeks isegi Philipp von Scheininkile, kes oli mõnda aega kuningas Karl 9. juures üks Rootsi tähtsamaid riigimehi. Tõsi küll, mõisas ei käinud ta kordagi ja tegelikult esimesel võimalusel 1618 müüs ta selle mõisa Mülleritele maha. Johannes Müller, esimene omanik, oli Tallinna raehärra ja bürgermeister ja tema on läinud ajalukku sellega, et ta oma raha eest lasi taastada Tallinna raekoja torni, kui see oli varisemisohtlikuks muutunud. Ja mingil hetkel pärast seda pandi tema vapp raekoja seina sisse, müüriti. Nii et seda võib seal ka praegu näha. Et kui sa homme viitsid muga vanalinnas tatsuda, mida sa ilmselt ei viitsi, ma mõtlen Kaidat praegu, siis me võime minna selle vapi üles otsida. Ma olen ise ka mitu korda selle peale mõelnud. Igal juhul Müllerid olid kaupmehed, nad olid sisse rännanud Saksamaalt ja alles Johannes Mülleri poeg ka Johannes sai endale Rootsi kuningalt aadli tiitli ja siin on siis tema aadlivapp. Tõsi küll, ta sai tiitli sellepärast, et ta abiellus aadli päritolu naisega ja siis ta sai oma tiitli ja tohtis hakata kasutama abikaasa perekonna nime kui von Farensbach. Nii et oma nimele ta vonni ette ei saanud. Aga see selleks. Nüüd Müllerite käest 1686. aastal Rootsi riik võttis selle mõisa ära, sest Rootsis algas mõisate tagasiriigistamine. No omal ajal oli mõisaid nii palju välja jagatud aadlikele, et riik ei saanud enam maksuraha. Ja siis oli vaja ruttu need maksud tagasi võtta ja siis kõigilt, kellele olid mõisad läänistatud, seal teatud aja jooksul võeti nad tagasi, anti küll rendile, aga no ikkagi. Nüüd Vene riik pärast Põhjasõda andis need mõisad jälle tagasi endistele omanikele ja 1741. aastal Müllerid müüsid mõisa maha albetüllidele, aga see perekond oli siin ainult 10 aastat ja väga tõsist jälge Kunda ajalukku ei ole jätnud. Küll aga on seda teinud Svengelmid, see mõisa maja, millest praegu on Ahervare järel, ehitati 1700. Nüüd ma pean spikerdama. See oli 1770 või 1780 ja ehitajateks olid just need samad Svengelmid. 1770 sai maja valmis, jah. Kaua sellist maja ehitatud oled? Aastakene. Aastakene? Jah. Mõisal oli tasuta tööjõud vabalt võtta väga suures koguses. Tolmehed, kes tegid ära kogu musta töö, nii et see ei ole üldse probleem. Kui raha oli, siis Schnackenburg on olnud selline hästi ettevõtlik mõisaomanik, kui ma olen osa tema nimest vapiga ära katnud, vabandan, Schnackenburg. Ja siis tulevad Girard ja Sukantoonid, aga Svengelmidest, Schnackenburgidest ja Sukantoonidest ma räägin kindlasti järgmisel korral, kui jutu tuleb tööstusest. Sest tööstust on Kundas olnud hästi palju ja juba varakult. Siin on olnud keemiatehas ja saeveskid ja veel palju muud. Aga sellest siis räägime seoses Kunda tööstusliku minevikuga. Siis tuleme Lontova juurde. Muidugi. Svengelmide ja Girard ja Sukantoonide vapid on siis ka siia pandud ja albetüllid oma muidugi ka. Lihtsalt nimesi ilusaid pilte näidata. Need pildid muuseas, välja arvatud need 2, on omakäeliselt joonistanud kunagine Kunda sadama juhataja Edgar Leuthold. Ta oli 1920. alguses oli sadama juhataja. Tema leidis sellist valge maja lakast, leidis kastidesse pakitud Kunda mõisa arhiivi
mille punased olid ilmselt Kunda mõisast millegipärast ära vedanud ja visanud sinna Valge Maja lakka ja ära unustanud sinna. Et see oli seal mingi 5 või 6 aastat vedelenud, Girardid olid mõisast juba välja läinud. Ja siis ta leidis sealt arhiivi ja seal oli dokumente, mis ulatusid välja 14. 15. sajandisse. Ja siis ta võttis, tõlkis nad ära ja koostas 2 üsna mahukat käsikirja nime all Die Vergangenheit aus Kunda, Kunda vanaaeg või Kunda minevik. Ja tänu sellele on need dokumendid ka väga hästi kättesaadavad. Minul on nemad arvutis, aga üldiselt saab neid lugeda Tartust ajalooarhiivi raamatukogus on see algkäsikiri. Ja pärast anti need materjalid siis ka arhiivi. Aga nad oleksidki võinud sinna kaduda ja ühe mõisa ajalugu olekski nagu osaliselt olnud olemata. Sinna Vergangenheiti on muidugi kokku pandud ka igasugu muid asju, seal on terve hulk kaarte ja veel palju muud, aga ma kõigepealt tuleksin Adam Oleariuse juurde. Temalt on pärit Kunda mõisa pilt aastast 1647, ta ise sattus novembri tormi ajal Suursaare juures randa laev. Ta pidi reisima läbi Venemaa Pärsiasse. Ja siis see saatkond, kes seal laeva peal oli, päästeti ära Kunda meeste poolt ja toodi siia Kunda randa, ta elas mõned ajad Kunda mõisas. Et natuke see on see pilt selline vastuoluline, sest siin kui te näete, on puude otsas veel lehed, aga samal ajal sõidetakse saanidega. Et mis nagu novembrit arvestades oleks nagu tõenäolisem, aga ilmselt see oli nagu sellise kunsti ja ilu huvides, et need puulehed sinna siis tehti. Nüüd nagu te näete, mõisa õu oli siis selline pilt taraga piiratud hoov, kinnine hoov, see peaks olema nüüd mõisa peahoone, sest kõrgete korstnatega, ilmselt see hoone oli puidust, tal on ka olnud siis selline kena trepikäik või ilmselt eeskoda, aga teisel korrusel ja seda maja piirab selline rõdu. Üldiselt arvatakse, et ta matib omaaegset vasalli linnust. Nimelt on viide sellele, et Kundas on olnud enne Liivi sõda, enne 1558. aastat, on olnud väike kivilinnus, no umbes nagu Purtses või nagu Kohtlas või nagu Vaolinnus, midagi sarnast. Aga paraku see Liivi sõja ajal hävitati ära ja seda üles enam ei ehitatud. Aga üsna tõenäoline on, et see vana maja võidi ehitada selle vana maja linnuse vundamendile. No umbes nagu Viru-Nigula pastoraat. Kes nüüd teavad ja kes on käinud seal pastoraadi juures, siis need teavad, et see pastoraat on suhteliselt kõrge kivi vundamendi peal. Ja kes on käinud seal allkeldris, mina olen, siis seal on sellised igivanad võlvitud lagedega keldrid. Tõenäoliselt see pastoraadi hoone on täpselt samamoodi olnud algselt täielikult kivist ja olnud mingi siuke ühe pere elamu nii-öelda kindlus, kivikindlus. Ja täpselt sama ka Kunda. Miks see oluline on? No kõigepealt sellepärast, et Viru-Nigula oli teatavasti sõjateel Narvast Tallinna, ükskõik milline Vene armee sealt teispoolt Narva jõgega ei tulnud, see marssis ikka Viru-Nigulast mööda. Tegelikult ka Viru-Nigula, Jõhvi, Haljala kirikud on ju olnud kindluskirikud. See tähendab seda, et sõja ajal on inimesed läinud nendesse kirikutesse nagu kindlustesse ja seal on olnud need vibulaskeavad ja siuksed ehitised, mille pealt on saanud siis nagu nende all olevate vaenlastega võidelda. On jooksnud kaitsekäigud ümber kiriku, kus on võimalik olnud liikuda ja eriti tulirelvade ajastul ka siis püssidest tulistada ja niiviisi. Et ja siis loomulikult selle sõjatee ääres oli vaja seda, et sa oleksid kindlalt ikkagi nagu ise ka varjul. Ja ilmselt Viru-Nigulas pastoraadimaja kindlus ja siis elas seal küll preester, võib-olla ei elanud seal üldse muidugi vaimulikku. Ja kirik kokku moodustasid sellise ühtse kindlustuse. Ja Kundas, miks on Kundas tähtis, et oli kindlustus? Tol ajal
tee Narvast Tallinnasse hargnes Viru-Nigula juures kaheks. Üks haru läks ikka läbi Haljala nagu praegugi üle Sämi silla. Aga teine haru pööras siit Viru-Nigula juurest tuli Kunda mõisa juurde, seal oli sild üle jõe. Ja vot selle silla kaitseks oli see kindlus. Ja nüüd Kunda juurest läks tee Toolsele ja Toolselt läks omakorda üle Varangu, Palmse ja Kolga ja ühines seal uuesti Tallinna teega. Et mõlemad teed olid võrdselt olulised ja need väikesed kindlused pidid lihtsalt teatud punkte selle tee peal kaitsema. Ja Kunda hoidis siis seda Kunda jõe silla kohta. Seda te ju teate kõik, eks ole, et Kunda jõgi oma ülemjooksul on Kunda jõgi, aga alamjooksul on hoopis Sämi jõgi. Sembach, tuntud Viru-Nigula pastori Arveliuse poeg, oli ju, tema kirjaniku nimi oli Sembach, võttis endale. Kirjutas eesti keeles kusjuures. Aga see selleks. Nüüd, mis funktsioone täitsid need teised majad siin ümber selle hoovi? Ei ole üldsegi mitte teada, no kui oletada, siis siin võiks olla näiteks valitseja maja. See nagu näeb elumaja moodi välja, eks ole, siin on korsten peal. Mingid aidad, väga võimalik, et need siin, hooned siin taga, moodustavad näiteks Lauda kastelli. Aga muuseas näete, siin on Kooguga kaev. Nüüd ma panin siia kõrvale veel ühe pildi. See ei ole nüüd mitte Kundast, vaid mul on õnnestunud tegeleda natukesega Edise mõisa ajalooga. See kaart on praktiliselt aasta või 2 Kundast varasem. Aga siin on näha tegelikult, mis ühe mõisa hoovi peal olemas on. Mõisa häärber, valitseja maja, hobusetallid, Lauda kastell. Tavaliselt selleks, et sõnnik ja haisud ja miski ei tuleks nagu eriti välja, ehitati laudad sellise kas siis või sageli ka päris täielikult sellise ristküliku kujuga ja sõnnik toodi siis siia sissepoole. Ja kõik need talitused loomadega toimusid seespool. Siin on näha, et siin on, eks ole, näete aed ja aia sees on värav. Siis hobuste koppel oli kohe siin hobuste lauda juures. Siin on olnud ka mõisarehi, kus vilja kuivatati. Siis, mis see Grauter Garden oli, köögiviljaaed. Siis siin on olnud mõisa puuviljaaed. Siin on veel kummalisel kombel ehitatud selle aia juurde veel üks tall. Ja siis mõisa kõrval on ka olnud küla. Ja tavaliselt siis üsna mitmes küljes on need mõisa väljapääsud. Sõltuvalt sellesse, kuidas ka teed liikusid, eks ole. Nüüd, see kõik oli Kunda mõisas ka, see on praktiliselt kõikides mõisates. Kus juures kummalisel kombel nad ütlevad, et tavaliselt aias, sellest gardenis, puuvilja aias, oli ka juustutööstus tavaliselt, juustutöökoda. Kõrgem torn, kus siis tehti juustu. Nüüd siia kõrvale ma panen Kunda mõisa südamepildi ja orienteerime ta ära, see on siis praegune mõisa häärber, eks ole. Aga selle kaardi peal, kaart on aastast 1832, on täiesti alles veel ka vana ja siin on konkreetselt rõhutatud, et see on Alte Kutskepoide Suurt-Sait Major Müller 1660, mis tähendab, et see on siis vana mõisa hoone aastast 1660 Major Mülleri ajast. Nii et see sama, mida Olearius oma pildi peal kujutas. Selle asukoht on teada, ainult et praegu ei saa talle ilmselt hästi ligi, see peaks olema eramaa seal. Et nagu te näete, mõisapark on täiesti, see aed on siin, eks ole, ja tee läheb mööda seda serva. Et mõisapark on täiesti ebatavaliselt orienteeritud paralleelselt Malla poole, selle teega, mis praegu viib Malla poole.
nagu te näete, omaaegne tee silla pealt tuli hoopis teise kohta, see tuli välja loomulikult mõisa tõllaringile. Et see praegune tee läheb kusagilt siit läbi. Et Laudakastell on sama koha peal, kus ta oli, kus ta on praegu. Ta on nüüd küll üsna paremetes ja kole, siin ees on mingid majad, kus inimesed elavad. Aga see Laudakastell on siin taga, ilmselt need majad on ka kunagi veel mõisaaegsed, siis hilisemad ehitised. Ja siin, kus praegu on see vana piimatööstus, eks ole. Et tegelikult siis see pargi osa jäi kõik siia poole ja hiljem haakus see park ka veel selle alaga. Need tiigid, ma ei tea, kas neid kasutati juba ka 1832 kalakasvatuseks, aga hiljem baseerus nendel tiikidel Girard de Subcantonide kalakasvatus. Kundas oli suur kalakasvatus tegelikult mõisa ajal. Ja siin hiljem, eks ole, olid siis need viinavabrikud ja veskid ja kõik muu, pluss tamm ja veejõu kasutamine ja igasugu muu asja, aga praegu on lihtsalt tähtis see sild ja siis see omaaegne see mõisa hoone siit üles leida. See kaart muuseas on ka Edgar Leutwaldi käsikirjast. Ta võttis kätte ja seal selles arhiivis olevad kaardid, ta oli väga hea joonistaja, joonistas omakäeliselt kõik ümber. Ja kui juures joonistas ümber kõik kaardid, kaasa arvatud ka 18. sajandi alguse Rakveret kujutav kaart. Ja need on seal käsikirjas kõik kenasti olemas. Nüüd, kuigi ma lubasin, et ma Schwengelmidest, oskad sa mul aega? Kuigi ma lubasin, et ma Schwengelmidest, Schnackenburgist ja Subcantonidest räägin natukese hiljem, siiski selle Kunda mõisa teema juurde tasuks siiski korraks Girardide juures peatuda. Et ma täiesti teadlikult jätan praegu vahele, nagu ma ütlesin, Schwengelmid ja Schnackenburgid, nendest me räägime koos Lontovaga. Nemad on Lontovas rohkem teinud kui Kunda mõisas. Aga kuna Girard tegi Kunda mõisas ka, siis võib-olla me peatume tema peal. Ma jäksin siit ka välja selle Girardide perekonnaloo. Võib-olla me kunagi, võib-olla seal järgmises osas mainime seda natukese rohkem. Aga tähtis on see, et 1851. aastal sai ta Kunda mõisa omanikuks. Ja siis ta hakkas seda mõisa päris tõsiselt välja ehitama. Et kui me tavaliselt räägime mingist mõisa ajaloost, eriti nendest hilisematest mõisadest, siis tavaliselt räägitakse sellest kui sellisest arhitektuuri ajaloost. Selle kõik kirjeldavad, kui uhke oli see mõisa ansambel ja kus on barokk ja kus on rokokoo ja kus on klassitsism ja milline liseen kuskilt jookseb ja ma ei tea ise ka, mis see liseen on. Et ma kohe ütlen ausalt ära. Ja missugused sambad ja milline amfilaad ja mis veel. Või siis teine asi, üritatakse kirjeldada seda glamuurset elu, mida seal mõisas elati. Kuidas külalised käisid ja kuidas pidusid peeti ja kuidas oli 100 teenijad, kes tegid kõik ette ja taha ära ja mida söödi, mida joodi, mida kanti. Ühe puhvid olid uhkemad kui teise omad. Aga tegelikult kogu selle arhitektuuri, mis on ju ka glamuurne ja glamuuri taga unustatakse tegelikult ära, et mõis pidi seda eluviisiga kuidagi toetama. Ja ma pean kohe ütlema, et see, mida meile koolis õpetati, kuidas mõis talurahvast kurnas ja siis uhkelt ja ilusasti elas, see tegelikult ei toiminud. Paraku oli 18. 19. sajandiks põlluharimine ja talurahva päris orjastamine muutunud mitte sissetuleku allikaks, vaid kulu allikaks. Tegelikult see, et talupojad 1816 pärisorjusest vabaks lasti, ei tulnud mitte sellest, et nad oleksid
kuidas ma seda nüüd ütlen, ei tulnud mitte sellest, et mõis oleks tahtnud talupoegadele kuidagi head teha, vaid tuli põhiliselt sellest, et mõis tahtis, et talupojad hakkaksid lõpuks ennast ise üleval pidama. Ma vabandan nende ees, kelle tundeid see riivab. Aga ma ei saa sinna midagi parata, ajaloo tõde on selline hästi vastik ja karm teinekord. Et asi oli tegelikult selles, et see aeg, kui maa oli rikkuse aluseks, oli 18. sajandi lõpuks jõudnud üle minna. Rikkuse allikaks oli tööstuslik tootmine. Ja tegelikult hakkasid mõisad hoopis olulisemalt ennast üleval pidama igasugu tööstuslike ettevõtete läbi. Talupoegadelt loomulikult, kuidas ma nüüd ütlen, talupoegadelt tegelikult hakati pärast pärisorjusest lahti saamist küll tulu saama, sellepärast et Eestis vabastati talupojad ilma maata ja nüüd oli neil hea mõisnikel hakata maa eest renti küsima. Kui varem väga paljudel juhtudel on ajalooliselt ikkagi ära tõestatud dokumentide najal, et talupojad elasid üldjuhul võlgu, mõisnikud andsid neile väga sageli vilja, andsid raha, teades, et nad seda tagasi ei saa, aga kuna talupojad olid nende tööjõud, nad ei saanud lasta neil nälga surra. Idee oli ka muidugi selles, et kui sul midagi enda oma päriselt ei ole, siis ei ole ka mõtet rügada. Et üks Saksa haritlane Karl Merkel kirjeldab seda, kuidas ta ükskord olevat küsinud Eesti talupojalt, et aga kullamees, et miks sa seda põldu nagu põhimõtteliselt ei hari, et kui sa teda paremini hariksid, sa saaksid siit ju rohkem vilja ja elaksid paremini. Aga talupoeg kehitas selle peale õlgu ja ütles, et aga seemnevilja ma siit ju saan, mis järgmisel aastal maha visata. Aga leivavilja küll mõis annab. Ja andiski, kus ta pääses, sellepärast, et tal oli vaja seda talude odavat tööjõudu. Aga 19. sajandi alguseks see enam ei töötanud, lihtsalt suud sõid liiga palju ja rahvast kasvas järjest juurde. Ja siis lasti nad pärisorjusest lahti, anti talud rendile ja kaunis tegelikult karmidel tingimustel, aga see nii-öelda teoorjusaeg, mida tavaliselt põlatakse ja halvaks peetakse, on jällegi selles mõttes nagu hea aeg, et see põlvkond, kes siis töötas ja peab ütlema, et need majanduslikud tingimused olid veel oluliselt karmimad kui 90-ndatel, kus talurahvas või maarahvas lükati niiviisi igalt poolt lahti ja öeldi, vaadake ise, kuidas hakkama saate. Et siis oli see asi veel palju karmim tegelikult. Aga sellele vaatamata suutsid talupojad oma talud üles ehitada, need rendid ära maksta ja teha selle maaga viljakandvaks. Ja tegelikult need rahad, mille eest lõppeks talud ära osteti, teeniti just teoorjuse ajal. Sellepärast, et talupoeg hakkas ka selles mõttes, ta tootis ju lõppeks endale. Küll rent oli ränk, aga kõik, mis üle selle, oli sinu oma ja see pani mehed tööle. Ja tegelikult muutus talurahvas suhteliselt jõukaks mingi 20-30 aastal. Aga see selleks, ma ei tahtnud sellest rääkida, vaid pidin rääkima mõisast. Mõisas oli jälle vastupidi. Mõis üritas järjest rohkem rajada mitmesuguseid tööstusettevõtteid, et kuidagi seda glamuurset ja ilusat elu toetada. Ja muidugi siin tuli välja mõelda igasuguseid asju ja peab ütlema, et Jean-Girard de Soucanton sai sellega suurepäraselt hakkama. Ta oli ka muidugi majandus- ja põllumajandusharidusega, õppinud Tartu ja Mecklenburgi ülikoolis. Lisaks sellele oli ta siin nagu kirjas terve hulk selliseid ühiskondlikke töid ja ameteid. Kihelkonnakohtunik, meeskohtu assessor, meeskohtunik. Need on ametid, mille eest ei makstud, mis olid lihtsalt noorele mõisnikule sihuke kohustuslik auasi. Mitmesuguste majandusühenduste liige ja Eestimaa põllumeeste selts, seda ei tohi segamini ajada Eesti põllumeeste seltsiga. Eesti põllumeeste selts oli talurahva, taluperemeeste selts, aga Eestimaa põllumeeste selts oli mõisnike selts. Eesti
põllumeeste seltsis oli küll ka mõisnikke terve riga. Aga Eestimaa põllumeeste seltsis talupoegi ei olnud. Ja muidugi siis ka kalakasvatajate selts, mille president oli, ma ütlesin, eks ole, et tal oli kalakasvatus. Aga läheme, vabandust, ma jälle valet arvutit näpin. Aga läheme edasi. Seesama Kunda mõis, see pilt on muuseas kusagil 1800-ndate keskelt. Et siin on siis kujutatud seda mõisa fassaadi, näete, seal on ka pereliikmeid. Aga tegelikult ei taha rääkida mitte sellest, vaid tahan rääkida sellest, et 1860-ndatel aastatel, 62 oli see, kui ma mälu mind ei peta, valmis mõisa viinavabrik. Viinavabriku ehitas muuseas sama mees, kes hiljem Kunda tsemenditehase selle jahutushoone Veski ja Kreenholmi manufaktuuri tolleaegse peahoone Friedrich Wilhelm Märis. Aga viin oli üks selliseid olulisi sissetulekuallikaid ja ma ei kirjutanud küll neid arve päriselt välja, aga ma tean, et 20. sajandi alguses tootis Kunda mõis 44 000 pange toorpiiritust. See on siis korrutage 12-ga, siis saate liitrites. Nii et seda natuke see on. Jah. See piiritus müüdi Tallinnasse Rosen ja Co piirituspuhastustehasesse. Seal puhastati ära ja siis veeti Venemaa avarustesse. Rosen ja Co oli kõik need piirituse müüjad olid ka Rosen ja Co aktsionärid. Nii et said osa ka tuludest. Esiteks piirituse müügi tulud, siis veel ka puhta piirituse turustamise tulud. Kundas ei tehtud puhast piiritust, siin tehti toorpiiritust. Ja Roseni kohta võib öelda niiviisi, et need tuttavad kohad, millest praegu kõik räägivad, Simferopol, Odessa, Harkov, Novorossijsk, Moskva, need olid need müügikontorid, kuhu viidi siis Eestis puhastatud piiritus, kaasa arvatud ka Kunda oma. Siis kõik, kes kasvatasid, muidugi jahuveski töötas veejõul. Teatavasti Kunda mõisa juures on tamm ja sealt tammist siis tuli vesiturbiini. Hiljem toodeti seal ka elektrit, nii et tõenäoliselt Kunda mõis on üks esimesi elektrivarustusega mõisu Eestis. See majad on mõlemad alles praegu. Siis loomulikult kasvatati härgasid ja kui mälu mind ei peta, see peaks olema Angleri tõug. Ilmselt ei peta, see ongi nii. Piirituse tehase Pragaga nuumati neid härgi ja härjad veeti siis Rakverest raudteed mööda Peterburgi üldjuhul. Varem, kui raudteed veel ei olnud, siis tegelesid härgade ajamisega, no peaks ütlema kauboid või. Aga see oli tolle tavaline, et mööda maad aeti, kevadel hakati minema. Võeti sealt mõisatallist need talve otsa praaka söönud härjad ja siis umbes suvi läbi aeti neid Peterburi poole. Härgi tohtis ajada mööda riigimaid. Nad tohtisid süüa riigi metsas, riigi rohumaadel, tee äärtes ja igal karjaajal oli välja kujunenud oma teekond, kus kaudu ta käis, oma sõbrad ja oma vaenlased sellel teel. No räägitakse neid lugusid, mida külapoisid karjaajajatele tegid, mida karjaajajad külapoistele tegid. Siuke karjaajaja oli ju tõsine tüdrukute konkurent. No selles mõttes, et tüdrukute südametele. Ja tuleb välja, et see kauboide asi ei olegi mitte nagu selline võõras, vaid on ikka nagu päris meie komme ka. Ma ei tea, nüüd peaks kutsuma siis lehmapoisteks ilmselt, kuna see oli meeste töö. Nüüd no ma rääkisin sellest kalakasvatusest, eks ole, see endis ka oma ette sissetulekut. Kunda mõisa pargis oli nüüd lisaks sellele kalakasvatusele organiseeritud tõsine kaskaadide ja selliste kunstlike kärestike ja
noh, kuidas see waterfall siis nüüd oleks, jugade selline süsteem, see liikus mööda jõe kallast kuhugi sinna vana autobaasi taha üsna pikalt. Ja noh, praegu teda muidugi seal suuremalt ei ole, need kalatiigid hakkavad ka varsti kinni kasvama. Aga üht-teist on seal ikkagi veel alles. Praegu on kusjuures õige aeg sinna hulkuma minna, et seda vaadata, sellepärast et see pujukas ei ole veel kõrgeks kasvanud. No ja muidugi siis mõisatamm ka. Ja siin ei ole, aga sellest tuleb juttu järgmine kord, Kunda mõisa ehk selline kõige tõsisem mõisatööstus oli Kunda tsemenditehas. Ega see oligi esialgu lihtsalt mõisa ettevõtmine, ega nad ei teadnud, kuidas see õnnestub. Et kui seda aktsiaseltsi hakati kokku panema, siis esimene idee oli, et kuna Girardide perekonnale kuulus suur, Eesti mastaabis ikka äärmiselt suur ja võimas firma Thomas Kloihil & Son, tegutses Tallinnas kaubandusega, ostis, müüs ja vahetas, vedas sisse, vedas välja. Mingil hetkel oli ta üks suuremaid Vene asbesti väljavedajaid Eestist läbi Tallinna, Vene teravilja väljavedajaid, aga see selleks. Ühesõnaga, nad arvasid, et firma raha ei tasuks nagu sellesse ettevõttesse panna ja siis leppisid vennad ja nad oli 3 venda ja siis vennapoeg ja siis võeti veel paar sõpra seltsi ja panid siis rahad kokku, 90 000 kuldrubla oli see lõpetuseks, kus juures siis Kunda Jean-Girard de Soucanton pani üksinda välja 30 000, noh, tema maa peale ehitati ju ikkagi mõise ettevõte. Ja lugu lõppes sellega, et ta ostis need sõbrad välja 3-kesi, nii et tal lõppeks oli 60 000, sellest 90 000 olid tema omad. Aga me ükskord lõime selle summa, mis siis nagu see 90 000 rubla nagu kokku tegi. Lõime viina peal ümber Eesti kroonidesse. Ja viina hinna järgi, ma kordan veel kord, nad võtsid pangast oma isikliku taskuraha ja panid sellesse ettevõttesse. Et ta ei võtnud ka mõisaraha, seda mis mõisaarvel oli, vaid võttiski seda, mis oli tema nagu eraisiku arv. Ja see tuli Eesti kroonides kokku suurusjärgus pluss miinus 3 kuni 3,5 miljardit krooni. Ja kui ta pani sellest üksinda kolmandiku, see on siis umbes 1 miljardi krooni, siis kujutate, mis oli ettevõtlikul mõisnikul oma isikliku arve pealt võtta. No tõsi küll, see ei olnud kõik tema raha, osa oli ka tema naise raha. Ja loomulikult see seisis koos ka teiste äride pealt ilmselt teenitud kasumitest, mitte ainult siit Kunda mõisa pealt, olgu kohe öeldud. Aga ikkagi, miljard krooni on lihtsalt võtta isiklikult arvelt. Ja nüüd kujutage ette, millised paistavad nende kõrval välja meie need suured ärimehed, mis need on, need Urmas Sõõrumaa ja Jaan Toots ja see, kes seal Hispaanias kõrbes Reinmaa või Reinsalu või mis ta iganes on. Kellel neist on võtta miljard. Ja ta oli perekonna noorem poeg. Aga see on ehk paslik sellega lõpetada. Ma usun, et mul tuleb see slaid, mis ütleb, et aitäh, et ma ära kuulasite. Ja loodan, et me kohtume siis varsti jälle. Ma ei tea, millal see lõpuga on. Nüüd pean kummardama, jah. See on hea lühend.